No, ma ei taha nüüd kõlada kuidagi liiga selliselt nagu pessimistlikult või neid Eesti või seda Eesti õiguskorra hetkeseisu nagu liiga mustades toonides manada, aga siiski niimoodi kerge kirjandusliku liialdusena ma jah, ütleksin, et riigihanke õigus on meil niimoodi nagu üks valguskiir keset pimeduse riiki, et kui üldiselt jah, meil on siin tõesti probleeme põhiseadusest tulenevate isikuvabaduste tagamisega ja mida kõike veel, siis riigihangete valdkonnas on selgelt niimoodi nokk ülespoole minu tunnetuse järgi. Ja nii palju, kui ma inimestega vestelnud olen, siis ka teised inimesed ikkagi suuresti jagavad seda sentimenti. Ja ma arvan, et see selline lühikokkuvõte ongi, et riigihangetega kokku puutuvad inimesed, otsustajad on vähemalt riigihangete kontekstis bürokraatiale ikkagi jalgpalli kujundis kollast kaarti näidanud. Punast kaarti veel päris mitte ja polegi kindel, kas seda punast kaarti saaks näidata, sest et Eestigi riigihanke õigus on tegelikult suuresti Euroopa Liidu riigihanke õigus. Meie seadus rajaneb Euroopa Liidu riigihanke direktiividel ja me saame oma riigi sees teha ainult teatud määral asju, et kusagilt maalt tuleb selline punn või klaaslagi ette, et siis tuleb juba Euroopa tasandil seda võitlust pidada. Aga jah, et siin viimase aja uudis, et Rahandusministeeriumist, kuhu tulebki siis selline kiitev ja tunnustav noogutus teha, on see, et jah, nad on siin nagu allapoole siis niinimetatud rahvusvahelist piirmäära, nagu riigihanke inimesed seda nimetavad, mis tähendab siis Euroopa Liidu õiguse kohaldumise piirmäär, et allapool seda on nagu ikkagi tehtamas jõulisi samme hangete lihtsustamiseks. Ja laiemas plaanis ma arvangi, et see ongi lihtsalt, ütleme niimoodi, Eesti riigihanke kogukonna, ma tõesti arvan, et selline nähtus on olemas, selline pikaajalise kooskäimise, koosmõtlemise ja sellise lausa nagu mingite ühtede samade asjade nämmutamise, heas mõttes nämmutamise vili lõpuks. Et ma arvan, et mis nagu eristabki riigihanke õigust Eesti teistest õigusvaldkondadest, võib-olla mitte eksklusiivselt, et me oleme see ainumas, aga kindlasti üks vähestest, kus ongi olemas selline selgelt eristuv, aktiivne mõtlejate grupp, nii akadeemilisest maailmast, nii advokatuurist, riigiametnike poole pealt, kes kõik käivadki niimoodi ühistel üritustel, konverentsidel, suhtlevad vabalt omavahel internetis ja arutavadki maailma asju. Sõbralikult annavad üksteisele näpunäiteid, soovitusi ja nii edasi, et mingit sellist teki enda poole tõmbamist, konkurendile jala taha panemist ei ole. Ja see, ma arvan, kokkuvõttes ongi tegelikult edu võti. Ja seda sama saaks soovitada ka teiste valdkondade juristidele, advokaatidele, õigusteadlastele. Et mul on omas käes üks huvitav tähelepanek, et kui ma liitusin oma tänase töökohaga advokaadibürooga Nove, siis juba esimese paari kuu möödudes üks minu kolleeg tegi sellise observatsiooni ja selle ütles mulle valjuhäälselt välja ka, et Mart, et ma näen, et sa oma nende riigihanke advokaatidest, kolleegidega teistest büroodest kuidagi hästi vabalt ja sõbralikult suhtled. Et kas teil tõesti ongi niimoodi nagu sellised seltsimehelikud suhted ja ma ütlesin et isegi kui me kusagil riigihangete vaidlustuskomisjonis või kohtus menetlusdokumentides jätame mulje, et vastaspool on see maailma kõige lollim inimene, naljaga pooleks professionaalses võtmes muidugi ja maitsekuse piirides, aga päeva lõpuks saame kokku ja lööme käppa ja teeme teinekord ühe kaljagi sinna otsa. Et selline hästi nagu eluterve suhtumine ja ma arvan, et see ongi loonud sellise pinnase, et me nagu reaalselt arutame asju ja siis lõpuks Rahandusministeerium vormistab selle ka ära. Jah, ma hakkasin siin mõtlema ka mingite muude näidete peale ja tuli pähe, et on olemas isegi riigihanke õiguse blogi ja riigihanke õiguse podcast ja hakata mõtlema, kui paljudel teistel õigusvaldkondadel sellised kultuurilised elemendid olemas, siis mul ei tulnudki väga eriti midagi pähe, et võib-olla see on ka signaal selle kohta, et on tõesti tekkinud kogukond ja kui olulist tähendust omavad siin koolitused, kas need on ka aidanud seda kogukonda luua? Ja ma usun küll, et need, meil on nagu paari koolitusfirma eestvõttel on meil välja kujunenud ühes kalendriaastas selline, ma ei tea, 3, 4, 5 sellist kindlat sellist vaala või
tähtsündmust, mis ongi nagu erinevad riigihangete konverentsid, seminarid, ümarlauad, erinevad formaadid, aga ütleme, et suuresti sama seltskond seal kogu aeg käib, aga käib, et järelikult nad töötavad ja järelikult on huvitav ja inimesed ikkagi, ma tean alati, isegi kui mõnikord see teema või käsitletavad teemad on sellised, mis ma ei tea, on kunagi juba räägitud ja võib-olla nüüd nagu nii põnev nagu ei olegi, aga ikkagi tullakse kohale, sest et see maasikas seal juures ongi see, et sa saad samas ruumis viibida teiste hankijatega, teiste pakkujatega, teiste advokaatidega ja kohtunikega ja siis tõesti kohvipausi all nööbist kinni võtta, arutada mingeid maailma asju või siis tõesti niimoodi, et sul on see ümarlaud lava peal ja siis aktiivselt saalist kaasa arvata ja et sellist nagu piinlikku klassiruumi tunnet, et keegi pöörab pilgu publikusse ja ütleb, et kas küsimusi on ja siis kõik peidavad silmad ära ja ainult sellist õrna nohistamist on kuulda, et seda mitte kunagi nendel konverentsidel ei ole, et need on alati populaarsed, jutumärkides välja müüdud, et saal on alati täis ja nad töötavad tõesti